Endise politseijuhi ja praeguse poliitiku ning kirjaniku Andres Anvelti hinnangul on loomade kaitsmine ka inimese moraali suhtes väga tähtis. Pahatihti muutuvad loomade kallale vägivallatsejad ohtlikuks just inimestele. Ja varem me alustame tõsist loomadega tegelemist, loomade kaitsmist riigis. Seda kiirem me jõuame ka meie ühiskonnale niivõrd valulise vägivalla langumiseni inimeste seas ja ka kuritegevuse langumiseni, just vägivaldse kuritegevuse langumiseni. Sellepärast, et vägivaldsus tekib harilikult ebaproportsionaalsest jõutundest, et sul on nüüd täielik üleolek sellest, kellest iganes loomast või inimesest, nii et need on niivõrd omavahel seotud. Täna loodud Eesti Loomakaitse Liit on 24. juulil 1929 asutatud samanimelise organisatsiooni õigusjärglane. Asutajate hinnangul on aeg uue liidu loomiseks igati küps. Omaette nokitsejaid tuleb liita. Loomakaitse Liidu läbi me saame realiseerida inimese põhiõigust olla inimene, austada elu, austada loodust, kaitsta nõrgemaid. See on nii palju suurepäraseid seltse, seltsinguid, ühendusi, organisatsioone, kes kõik kaitsevad loomi, tegelevad selle looma kaitsmisega, aga nad on suhteliselt isoleeritud üksteisest. Et loodaksime siis, et liit suudaks neid ühendada, tegevust koordineerida ja teha nii, et see oleks loomadele kõige parem ja kasulikum. Loomaarstid puutuvad ehk kõige enam kokku väärkoheldud loomadega. Praegu Eestis valitseva olukorraga ei saa nad kuidagi rahule jääda. Põhjendamatud vägivalda loomade suhtes tundub olevat palju võitu. Loomaarstina. Mulle vähemalt tundub nii. Loomakaitse Liidu taasasutajateks on zooloog Aleksei Turovski, poliitik ja kirjanik Andres Anvelt, loomaarst Andrus Joost, poliitikud Elle Kull ja Marek Strandberg, endine politseijuht Kalle Klandorf, Tallinna Tehnikaülikooli teadur Katrin Idla, näitekirjanik ja Eesti Lastekaitse Liidu aktiivne liige Loone Ots, hülgeteadlane Mart Jussi, kultuuritegelane Mart Sander, Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots, Eesti Loomakaitse Seltsi juristid Pille Tees ja Piret Tees, Tallinna loomade varjupaiga arendusjuht Rein Kikervill, varjupaikade MTÜ asutaja ja juht Triinu Priks ning poliitik ja Euroopa Parlamendi liige Tunne Väldo Kelam. Liidule on andnud oma õnnistusega Eesti Vabariigi välisminister Urmas Paet.